Eelmisel nädalal näitasime teile, kuidas inimesed soovivad saada Sebe bussijuhtideks ja sedapuhku on Sebe pakkumas võimalust ka Tallinna inimestele, kes tahavad näiteks kaugliini bussijuhiks õppida. Ja nagu Sebe ütleb, siis hea bussijuht on see, kelle klient läheb bussist välja palju rõõmsamana, kui ta sinna sisse läks. Ehk kutsume üles inimesi astuma bussijuhi koolitusele. Sebe on otsinud juba pikka aega bussijuhte ja hea meel on teatada, et tegelikult jätkuvalt otsitakse inimesed, kes on huvitatud, võiksid kindlasti teie poole pöörduda, sedapuhku aga Tallinnas. Absoluutselt õige. Me oleme Tallinnas sellises olukorras, kus tööjõuturg on palju paindlikum ja fleksibiilsem, mistõttu ka personali liikumust on Tallinnas kindlasti rohkem ja ütleme, et head bussijuhid on alati tere tulnud. Tartust leidis päris suure hulga neid inimesi ja hea meel tõdeda, et ka meie saatest mõnel inimesele jäi sellele kuulutusele pilk peale, aga Tallinn on natuke teistsugune. Mis vahega inimesed tööle hakkavad tulevikus? Tallinna osakond opereerib aktsiaselts Sebes kaugliine, mis tähendab, et meil on ikkagi sellised linnadevahelised liinid ja lausa ka rahvusvahelised liinid, mida meie opereerime, mistõttu me otsime ka natukene vastupidavamaid juhte, kes jaksaksid ikkagi mitu tundi ühte jutti sõita, pikemad otsi teha ja ütleme niimoodi, et liikumistempo kaugliinidel on ikkagi märkimisväärselt suurem kui linnaliikluses. Nüüd uued bussid on ju väga moodsad ja seal on tehnikat ju oi-oi kui palju. Jah, ütleme niimoodi, et kui 20. sajand oli tõeline tehnikasajand ja bussijuhi elukutse oli väga prestiižne, siis 21. sajand, kus me oleme infotehnoloogia suunal väga kõvasti edasi liikunud, siis ega bussindus tuleb sinna sama järgi. Meil on aktsiaselts Sebes olnud see õnn, et me oleme loonud tegelikult pretsedendi, kus me lennunduses levinud teenindusstandardit üritame ka maantee peale tuua, mistõttu ka bussid lähevad järjest rohkem keerulisemateks, nende pealisehitus hakkab sisaldama iga päev järjest rohkem infotehnoloogilisi lahendusi ja tegelikult me otsime ka sellist head teodaastelist inimest, kes on võimeline opereerima ka interneti seadmetega, kasutama audio-meediaseadmeid, kõike, mis on tänapäevastel bussidel peal. No see tähendab, et ka nõuded inimestele on natuke teistsugused. Keda siis reaalselt võiks otsida kaugliini bussijuhiks? Kui me vaatame kaugliini ja linnaliini, bussijuhi erinevust põhilistes kriteeriumites, siis kaugliini bussijuht on kindlasti palju vahetumalt seotud kliendiga. Ta suhtleb iga kliendiga, kes bussi siseneb ja kes sealt väljub, tervitades teda, abistades teda pagasi paigutamisel, kontrollides tema pileteid. Et selles suhtes ma ütleks, et esimene kriteerium kindlasti on soov tegeleda inimestega, suhelda, olla valmis tõsiselt klienditeeninduseks ja teist kriteeriumit ei saa mitte alahinnata, et kerge tehnika huvi peaks ka ikkagi olema, sest bussid endiselt omavad mootorit, käigukasti ja veermiku. Bussijuhi elukutse iseenesest peaks olema ka naiste rahvastele täiesti vastuvõetav, kuna kaasaegsed bussid ei eelda enam mingit füüsilist jõudu, et pigem on seal vaja vastupidavust ja sellist meelekindlust. No seega, kuhu tulema peab, kellega ühendust võtma peab? Meil on kodulehel väljas kuulutused, kus on ka kontaktandmed, kuhu saata oma CV-d. Me ootame vähemalt 24-aastaseid inimesi, kellel on vähemalt 2 aastat olnud juba B-kategooria juhiload. Nad peavad olema võimelised eesti keeles suhtlema ja kui need põhikriteeriumid on täidetud ja ütleme, et sisemuses on soov tegeleda ka inimestega, siis meie kodulehelt leiab kontaktandmed nii telefoni kui internetiaadressi, kuhu saata oma CV-d ja järgmiseks tulevad vestlused ja õppegrupi komplekteerimine. Mulle väga meeldib autoga sõita ja ma olen 15 aastat juba roolis ja kasutan igat hetke, et autorooli istuda. Ja mulle meeldib väga reisida, eriti autoga. Ja siis mul tuligi selline mõte peale, et miks mitte teha sellist tööd, mis on meele järgi, mis pakub huvi ja rõõmu . Ja siis paar aastat tagasi veel avastasin seda, et meil Tartu linnaliinidel töötavad 2 naisterahvast bussijuhina. Ja siis see mõte tuligi peale, et peaks ka minema ja õppima bussijuhiks. Mul on onu ka bussijuht ja ma olen kuulnud sellest ametist väga palju ja põhimõtteliselt arvasin, et see on lihtsam. Tegelikult see nii ei ole. Kui bussirooli istusin, siis sain aru küll, et manööverdamisel ja sellistel tagurdamistel on see väga raske tegelikult. Kuidas üldse naisterahval bussiroolis on, et bussil ei ole nii head roolivõimu, kui on tavaliselt sõiduautol ja rool on natuke raskem, suurem ja just see auto mass ja kaal, raske tehnika ikkagi. Kui raske? Tegelikult see rool iseenesest ei olegi raske. Kõige raskem minul on käikude vahetamine. Et see on päris raske, jõuline kohe, ütleme niimoodi.
kui palju see tavalise auto käiguvahetust erineb, siin on ikkagi käike ju rohkem. Peaaegu 10, ma arvan. Mis on kõige raskem üldse selle ala juures? Ongi see just see manööverdamine? Minu jaoks on see kõige raskem võib-olla rohkem see tagurdamine bussiga. Aga manööverdamine, see võtab nagu natuke aega, et mida rohkem sa harjutad, seda kergemini see asi läheb.